Kõigepealt ma tahan tänada korraldajaid selle väljakutse esitamise eest ja ma pean teile ütlema, et kui me mõned kuud tagasi rääkisime sellest teemast, kas Eesti on tardunud Põhjamaa, siis selles äärmiselt kiires tempos, mida me oleme siin täna kõik rääkinud, on see teema saanud täiesti uued värviundid. Pean tunnistama, et veel eile õhtul tagasi tulles Rootsist mõtlesin, et ikkagi mõnedki sõnumid tuleb uuesti üle teha, sest ka mina nägin eile hilisõhtul veel X-is seda 104, mõtlesin, et kas me näeme ka 1004 või mitu seeriat sellel filmil veel tuleb. Ja tegelikkuses on ju niimoodi, et nii nagu ka peaminister ütles, kuhu me kuulume, mis valikuid me teeme, kellega me koos oleme. Nii et tahaks tegelikult alustada seda teemat väga selgelt sellest, et kas me üldse kuulume Põhjalasse. Jah, kultuuriliselt, ajalooliselt, regionaalselt me kuulume Põhjalasse, aga hakkasin otsima erinevaid raporteid, majanduslikke, teaduslikke, poliitilisi, raamistusi, kuidas me täna ikkagi selles Põhjalas oleme. Kes mäletab, 2019. aastal enne pandeemiat tuli Milton välja suhteliselt suure, massiivse raportiga New Nordics 6, mis tegelikult andis väga hea arendusperspektiivi, mismoodi uus Põhjala võiks olla rikkam, enam tootlikum, kokkuhoidvam ja millised oleks kogumis meie ärilised, poliitilised, kogukondlikud võimalused. Eestil oli väga selge roll olla e-liidriks. Meil olid olemas selleks kõik eeldused, see on alus, mis täna kannab meie Eesti brändi, mis kannab meie kuvandit tegelikult laiemalt maailmas. Ja see raport tõi välja ka kõik need siin AI, teaduskoostöö, töökeskkond, tööseadusandlus, keskkond, sustainability all ESG ja loomulikult digital future, kogu see digitaalne tulevik. Millegipärast see teema tegelikult ei saanud resonantsi. Tuli peale pandeemia, tuli peale kõik see, mida ma olen üritanud sellele slaidile koguda, maailm läks kinni, NATO laienemine, komisjoni uus valimine, me teadsime, et me oleme tardunud veidikene aega ka kogu regulatsioonide maailmas, sest eelmine komisjon oli suutnud olla nii tootlik, et olemasolev komisjon peab kõigepealt aru saama, kuidas selle tootlikkusega hakkama saada ja kuidas see tegelikult Euroopat mõjutab. Loomulikult valimised Ameerikas, lõpuks Trump, Hiina, USA ja tuleb öelda ka Venemaa telg, mis hakkas mind vahepeal palju rohkem huvitama kui lihtsalt Põhjala telg. Tänane tariifide poliitika, millest me alles püüame aru saada, kus ja kuidas jõujooned, väärtusahelad, logistikaahelad, kaubandusteed hakkavad üksteist leidma. Kaablisõda väga selgelt pani meid mõtlema meie infrastruktuuri peale ja loomulikult sõda, mis jätkuvalt kestab. Kui ma vaatasin edasi, et kas ma leian ka pärast neid kriise kuskilt mingisuguse raamistava dokumendi Põhjala kohta, mis annaks võimaluse ka, et kuhu meie kuulume, siis ma leidsin Soome ja Rootsi äriliidrite arvamusraporti, kus pärast NATO-ga laienemist oli väga selge see, kuidas Rootsi-Soome ettevõtjad, juhtivad nõukogu liikmed ütlesid, et käes on ajalooline hetk. See annab meile täiesti uue perspektiivi. Seesama julgeolekuline allianss, kus Rootsi on väga selgelt oma 200 aastat kestnud suhtumise neutraalsusest ümber vaadanud. See on väga oluline kontekst tervele Rootsi ettevõtlusele, majandusele, ühiskonnale. Ja need ettevõtjad tõid väga selgelt välja Rootsi ja Soome ja Põhjala koostöö. Ja ma pean tunnistama, et kui ma võrdlen neid kahte raportit või raamistikku, siis Eesti tuleb selles visioonis mängu ainult NIBI 2.0 arendusena. Eesti tuleb välja kui taustasüsteem, mis on geopoliitiliselt oluline, aga mitte nii palju ettevõtluse valdkonnas ja koostöö valdkonnas. Nagu te näete, kahjuks ma vabandan, ma võtsin need lihtsalt inglise keeles siia, sest dokument oli nii rootsi, soome kui inglisekeelne, et väga selgelt on välja toodud, et miks on vaja järsku ida-lääne suunalist liikumist,
kuidas kindlustada oma tarneahelad, milline on vastupanu olemasolevale nii finantsiliselt, rahanduslikult, majanduslikult olemasolevale tekkinud süsteemile. Väga selgelt toodi välja energia, Põhjalal on, mille üle uhkust tunda. Toodi välja väga selgelt ühine regulatsioon Põhjalas ka tuumaenergeetika edasiarendamisel ja toodi välja selgelt ühtne elektri majandusvõrgustik. Ja see elektrivarustatus on loomulikult nendel oluline ka AI ja datatsentrite platsdarmina. Väga selgelt teha ennast atraktiivseks nende argumentide näol. Ja kolmanda teemana eelmise aasta kevadel tuli väga selgelt sisse konkurents, tootlikkus. Kõik me tajume, et eelmise komisjoni ja eurosessiooni regulatsioonide rohkus on väga selgelt hakanud mõjutama Euroopa konkurentsivõimet ja räägiti ka erinevatest patendilitsentsidest, patendiregulatsioonidest, väga selgelt nähti võimalust kaitsetööstuses ja loomulikult digitaliseerituses, mis selgelt oli siis võetnud nüüd Põhjamaade juba prioriteetse agenda 5G, 6G ja erinevad siis edasiarendused, mis võiksid olla ka väga selgelt vajalikud tööstusele, ettevõtlusele. Nii et päris suur vahe, see raport oli ka kontekstis president Alexander Stubbi riigivisiidiga Rootsis ja kuivõrd toimusid erinevad ettevõtjate kogukonnad, siis tegelikult nii kui ma loen Põhjala meediat, väga selgelt ka needsamad teemad täna Põhjala meedias on edasi arendatud. Kui ma tuletan teile meelde, 2023. aastal oli Rootsi kuningapaari visiit Eestisse, kus toimusid väga paljud väga olulised kohtumised ka meie majanduse ja ettevõtluse jaoks ja selline sisuline follow-up selle visiidiga, ma arvan, et see on veel meie võimalus, sest et väga paljud, nii palju kui mina tean, vähemalt 70% nendest ettevõtjatest olid millegipärast Eestis esimest korda selle riigivisiidi käigus. Nii et kas me tegelikult, kui ma otsin tõendusmaterjali Põhjala inforuumist, kas me tegelikult täna meid nähakse Nordic riikide partneritega ja kas ja kuidas oleme me täna oma tugevuste, oma võimaluste kaudu seal tunnetatavad. Loomulikult needsamad eelised, ühine Euroliit, ühine NATO, nüüd Balti meri on NATO meri, see annab hoopis teise konteksti. Meil on finantsinstitutsioonid väga tugevalt Eestis ja Baltikumis, Nordpool, Baltic Connector, ühised laeva- ja lennuühendused kõikide nende riikide vahel, mis on täna ülioluline, ja keskkonnateemad. Me oleme kuidagi kultuuriliselt, suhtumislikult, väärtuslikult ühes ruumis Põhjalaga, kui me nendest teemadest räägime. Meie ambitsioon ja soovid on väga palju ühtsed. Nüüd, mis on see sõnum, mida ma tahaks öelda, et tegelikult tuleks Eestil ära otsustada oma prioriteetide ja valikute küsimuses, et kuhu me siis tegelikult soovime kuuluda, et millised on need meie valikute strateegilised nagu raamistused, et kus me leiame seda sünergiat, kellega koos ja kellega koos me oleme see üks ja tugev hääl, mida me tegelikult tahame, millesse me oleme valmis investeerima. Ja kui peaminister kutsus üles positiivsusele, siis ma arvan, et meil on igal juhul väga palju tugevusi, millest rääkida, aga see peab olema jätkusuutlik, see peab olema fokusseeritult, et kuidas me seda atraktiivsemat lugu räägime iseendast ja kas me tegelikult, meil on võimalusi olla uhked, aga kui me räägiksime rohkem sarnastest prioriteetidest, siis ilmselt tuleks see resonants ka tugevuste näol rohkem välja. Nii et tundub mulle, et turbulentses geopoliitikas on need strateegilised partnerlused järjest olulisemad. Mida ma tahan öelda? Meil on tegelikult 3 stsenaariumit. Esimene on, et me kuulume Euroopa Liitu. See on ju selge. See on väga selge, seda me teeme iga päev, aga mis oleks, kui me nüüd selgitaks, et mis see siis tähendab? Siin, selles kuuluvuses oleme me selgelt kõige paremad. Me oleme kõige tublim õpilane, parim, kuulekaim õpilane selles klubis. Aga kas seda märgatakse täna piisavalt või millist lisaväärtust me tänu sellele tublidusele saame ja kas see on nüüd siis selline piisav positiivne mõju sellises koostöös meie ettevõtluse ja majandusega?
majandusfookuste kontekst selles suures klubis on ju pigem üldine, alati me leiame kedagi, kes on natuke kehvem ja viletsam, alati me leiame kedagi, kes on natukene parem, aga kas see innovatsiooni ja see Alice imedemaal jooksmise kiirus on nagu piisavalt realistlik, pragmaatiline? Millist benchmarki me oma majandusele ja oma investeeringutele tegelikult, olles nii suures klubis, paneme? Ja kas see arengukiiruse näidik nii suures klubis on piisav? Nüüd teiseks, stsenaarium 2. Kas me püüame olla väärikas partner Põhjalale? Ja midagi pole teha, konkurentsis tuleb mängida oma tugevustele, midagi peab olema atraktiivne, mis Põhjalat huvitab. Mis teda täna huvitab? Ma arvan, et selles seltskonnas, vähemalt mulle tundub, tuleb laulda üsna tugevalt esimeses reas. Ja see viis peaks olema selline, mis paneb kuulama. See viis peaks olema väga selgelt määratletud refräänidega, mida võidab Põhjala meilt. Ja ma arvan, et selles mõttes ma ei räägi ainult majandusest, ma räägin haridusest, ma räägin meie keskkonnast, regulatsioonidest, valikutest investeeringuga, valikutest toetussüsteemidena. Ma eeldan, et see vajab veidi paremat planeerimist, pragmaatilist arengukoostööd Põhjala naabritega. See klubi on ju tegelikult päris hea, see on vana data, aga ega see ei ole väga palju muutunud, muuseas, most eco-friendly, eile õhtul kontrollisin, me oleme esimene selles. Jah, me tahame olla vastutustundlik, jah, me tahame olla usaldusväärne. Kui me vaatame, et missuguse suurusega majandusest ja regioonist me räägiksime Põhjalas, tänaseks päevaks on see 31 miljonit inimest. Meile sobiv see GDP tootlikkus, mis on täna Põhjalas, me ei ole ju väga kaugel tegelikult. Ja innovative countries, no siin on küsimus, kas ja mis on see kõige suurem meie innovatsioon, aga iseenesest klubi on igati väärikas. Kui me räägime Põhjamaade teadus- ja innovatsioonimahukusest, siis kõik see Põhjala on siin väga selgelt esijoones ja tegelikult me ei ole üldse ju kaugel. Eesti ikkagi peaaegu oma 2%-ga siit, nii per capita kui percentage of GDP-st. Küsimus on lihtsalt metoodikas, mida on siia sisse arvutatud ja kas see teadus ja innovatsioon resoneerib meie tööstusega. Sest nagu me teame, võib-olla meie teadus ja innovatsioon teeks palju rohkem, aga meil ei ole neid tööstusettevõtteid, kes väga palju seda vajaksid. Kas siin on võimalus Põhjala tööstusettevõtetega, kes ise panustavad ja nagu me teame, ka Põhjala ise valustab väga palju riiklike meetmetena, investeeringusoodustustena teadusesse ja tootmisesse, kas on võimalik leida rohkem sünergiat nende Põhjamaadega. Ja veel edasi, tegelikult on ju meil olemas ka 3. stsenaarium, kui me üldse räägime, et millises natukene piiritletumas konkurentsiklubis või koostööklubis me võiksime kuuluda. Me võiksime ju olla siis palju enam integreeritud Baltikumi ja Poolaga näiteks. Tuleks täpselt suurem regionaalne, nagu siin näha, aga mis paneb siin mõtlema, kui me vaatame oma maantee- ja raudteeühendusi ja seda, millele me ju tegelikult keskendume kogu Rail Baltica ehitamisele, siis kui ma toon teile siia kõrvale sellise pildi, mille keskpunkt on Taani ja Saksamaa vaheline tunnel, mis peab valmima 29. aastal, siis nagu te näete, Põhjalal tekib väga tugev uus transpordikorridor tegelikult ka ida ja lääne suunal. Ja kui meie paneme kogu oma lootused oma kaubandusteele läbi Rail Baltica, oma logistikale, oma automatiseeritud ja targale ekspordi ja kaubavahetuse temaatikale, siis tegelikult Nordic kindlustab ennast täna mõlemalt poolt. Kuigi me teame, et maanteeühendused on peale Rail Balticat ka tegelikult üsna väljakutsuvas olukorras. Aga mida siin tuleks meil igal juhul silmas pidada suurt poliitilist kaarti, et kui oluliselt meie majandust hakkab ikkagi toitma see, mis toimub siin, ja milline on alternatiivtee kõrvalt. 29. aastal peaks see tunnel olema valmis. Ühendatavused. Ma arvan, et ei ole ühtegi investeerimiskliimat, mille oluliseks komponendiks ei ole ühendatavus.
Kui me eile kuulasime uudiseid Air Balticu CEO lahkumisest, siis tegelikult automaatselt on meie ees küsimus, kas see mõjutab meie ühendatavust. Millised on Läti riigi ootused täna uuele lennuoperaatorile? Ja kui te mõtlete, et mis on see olulisus, et see lennuoperaator siin püsiks, nagu me natukene muudame midagi lennujaama tasudes, nii need rahvusvahelised operaatorid hüppavad ringi mööda Euroopat, nagu te teate, kus on see, mis ikkagi jääb siia ja mis peab seda ühendatavust ja kui atraktiivsed me täna oleme, et lisaks edukriitilisele infrastruktuurile, see tähendab lennujaamade infra, opereerimine, automaatnutikus, sadamad, kogu teedevõrgustik, täpselt samamoodi laevandus, ma arvan, et meil ei oleks täna, kui me ise ei oleks omanikud, ei oleks meil täna sellise võimsuse, suuruse, jääklassi ja suutlikkusega rohelisi laevu. Ja täpselt samamoodi needsamad Rail Baltica võimalused. Aga kui rääkida Poola ja Baltikumi kontekstis, saab see meile olema ülioluline, et need transpordiühendused on niimoodi olemas. Ma toon teile mõned näited, lihtsalt mis jäävad silma, olles pool oma tööisest elust Skandinaavias. Üks näide on näiteks investeerimisatraktiivsus. Kui me vaatame, kuidas me ennast esitleme täna Invest to Estonias, et esimene on loomulikult tax competitiveness, maksukeskkond, väga õige. Samas unicorn per capita, meie startupid, vaadake, kui huvitavalt Rootsi ütleb, et tegelikult on tema teine unicornide per capita riik pärast Silicon Valley't. Ja see on eile õhtul tehtud pilt täpselt samamoodi. Nüüd, kas see 30 aasta sünnipäev on nüüd kõige olulisem investeerimiskliimale? Et ma arvan, et võib-olla on see pigem siin, otsiks kuskilt sellisest väljundist. Energy, eks ju, tootlikkus, robootika meie tööstusettevõtetes. See, mida ma tahan öelda, need sõnumid, nii vähe, kui me neid teha saame, peaksid olema väga selgelt toetama mingit konteksti, kelle jaoks me oleme atraktiivne, mis on meil välja pakkuda ja kus me otsime sünergiat ja lisandväärtusi. Niisiis, Eesti majanduse ambitsioon läbi regionaalse kuuluvuse. Ma arvan, et oluline eriti tänases äärmiselt uduses navigeerimises, me tegelikult ei tea, mida oodata homsel päeval, me võiksime teha valikuid, et kuhu me kuulume. Mille järgi me teeme valikuid oma kiirenduste, innovatsioonide, oma erinevate arengutsenaariumite alusel. Kõigi nende valikute tegemuse juures ei tule muidu tootlikkust, kui me ei defineeri lisandväärtust. Et mis on ikkagi siis see sünergia, kui me midagi promome, kes peab resoneerima, mida nemad võidavad, mida meie võidame. Baasäriline suhtumine. Innovatsiooni eskalatsioon. No ma ei tea, kuidas teile tundub. E-riiki müüme juba vähemalt 15 aasta, aga kas me ikka tootearendusega rahul oleme? Või millistesse riikidesse me seda täna müüme ja mida see meile annab? Ja kuidas edasi hüpata, sest et see e-riigi uued lahendused, mille üle olla uhke, on ilmselt suures legassis ära lahustunud. Loomulikult energeetika, julgeolek, ühendatavuse maailm. See kõik puudutab infrat, see kõik puudutab transporti, sideühendusi, kogu seda kaablimajandust, mida me oleme väga selgelt näinud, mis on löögi all. Ja meil on vaja ühtset häält. Kui Mr. Trump tahab rääkida Euroopas väga selgelt iga riigiga eraldi, siis on meil vaja klubi, kellega tekitada üks hääl. Ja ma arvan, et selles klubis me oleme palju tugevamad kui üksinda kuskil läbi rääkida, aga rääkida läbi kõikide 27-ga, no päris keeruline ettevõtmine. Ma kokkuvõtteks ütleks, et ilmselt Eesti ei ole tardunud, aga ehk on tardunud veidi meie tugevused, mida me ise endast räägime, mille üle me uhked oleme. Ja ma arvan, et see hoogne eesmärkide seadmine, me oleme väga head eesmärkide seadjad, aga me ei balansseeri neid loosungeid väga konkreetsete roadmapidega täna. Meil on vaja, kui me võtame mingid eesmärgid,
Võtame sinna kohe kõrvale ka, aga kuidas me seda saavutame, millisel ajateljel, millise rahaga, milliste investeeringutega, kust tuleb see innovatsioonipotentsiaal. Selle massiivse raporteerimise kõrval ma usun, et ega me ei muutu eriliselt rohelisemaks. Ainuüksi nendest raportitest. Meil on vaja väga selgelt aru saada, et okei, me raporteerisime nüüd ära, ka Tallink Grupp on ära raporteerinud, 350 000 läks meile see maksma, 3 korda paksem aruanne, aga küsimus on ju selles, kus on lahendused, kus on need uued kütused ja mida me täna teeme, et selle sama süsiniku kvootide raha eest me vähemalt oma teadusarendusse suudaksime selle tagasi suunata, et see rahamasin töötaks nii, et sealt tulevad ka lahendused meile tagasi. Seesama Eesti riik, ma ütleks, et riiki müüme, e-riiki müüme, aga kuidas on lood efektiivsusega, kas vaatame kõrvalt, et kas oleme parimad selles klubis või millises klubis, ja 3 sõna, pragmaatilisus, ambitsioonikus ja realistlik arusaam meie tugevuste tuntusest rahvusvahelises oleks väga abiks igasuguste valikute tegemisel. Kõige olulisem on ilmselt, mina ütlen otse välja, mina usun sellesse, et me võiksime olla Põhjalaga koos klubis, ma näen selles väga-väga palju sünergiaid. Kui me saaksime kokku leppida sarnastes toimemehhanismides, regulatsioonides majanduses, kui me oleksime väga selgelt lahendamas koos nendega konkurentsivõimelise energiasisendi meie majandusele, hariduse ja teadusalase koostöö, väga palju potentsiaali, kuidas teevad Põhjala ettevõtted koostööd oma teadusasutusorganisatsioonide ja ülikoolidega, ja kindlasti ei tohi jätta tähelepanuta meie ühendatavust, meie kriitilise infrastruktuuri efektiivsust, automatiseerimist, nutikust, turvalisust, see kõik on osa julgeolekust ja loomulikult sidekanalid. Kui suures ulatuses on need siis täna ikkagi sellised, et meil on erinevateks stsenaariumiteks olemas erinevad plaanid. Üldiselt minu visioon on, et Eesti on parim koht elamiseks ja töötamiseks. Me lihtsalt peame leidma, kuhu me kuulume, kuidas me oma valikuid teeme, raha pole kunagi maailmast otsa saanud, valikutes on küsimus, ja kuidas need valikud resoneeruvad meie enda lisandväärtuseks, meie partnerite lisandväärtuseks, nii et rohkem kui kunagi enam teeme koostööd ja leiame väga pragmaatilise konkurentsi benchmarki endale. Aitäh tähelepanu eest! Suur aitäh, Piret, see on tõeliselt tähelepanuväärne ja väga mõtlemapanev ettekanne, mis viib mõtted paljudele väga olulistele asjadele, mis osa kindlasti on meie endi kontrolli all, osa ei ole. Mulle meeldis, et sa kasutasid seda Eesti Vabariigi ristilipu kujundit, mille ma mäletan aastaid tagasi tõi välja Kaarel Tarand, ja nagu kurjad keeled räägivad, tõi selle välja lihtsalt selleks, et summutada ühte poliitilist skandaali, mis kohe pärast seda sumbuski, sellepärast, et kõik hakkasid arutama, et kas tõesti Eesti lipu peaks nüüd hakkama muutuma. Jah, see oli eesmärk. Jah, aga nüüd ma esitan kõigepealt ühe küsimuse, mis mul on nagu kipitab südamel kuulates sind, et soov kuuluda Põhjamaadesse on täiesti arusaadav, seda on üritatud juba 20. aastatest alates, sellest ei ole suurt midagi välja tulnud, aga kui ma vaatan Põhjamaade ja võib-olla ka Soome, kes meil on kõige lähemal, Soome pikaajalist strateegiat, siis ma usun, et ma näen seal ühte sellist tendentsi, et Soome ühiskond ja Soome erinevad valitsused, ükskõik millised ajad on ja kui erinevad need valitsused on, nad ajavad mingit ühte Soome asja. Nad ajavad ühte Soome asja. Seda me näeme kas või sellest, kuidas Soome on suutnud ennast relvastada Põhjamaa kõige võimsamaks riigiks 65 F-35-ga, mis neile varsti saabuvad, rohkem tanke kui Saksamaal, rohkem kahureid kui terves Euroopas ja nii edasi. Hoolimata siis sellest, et Nõukogude Liit oli kõrval. See oli nende pealisülesanne. Nad kogu aeg tegid ühte asja, ükskõik mis valitsus oli.
Nüüd Eesti puhul, kas meil on selline nagu pealisülesanne? Ma olen üritanud seda ise sõnastada, ma jõudsin sellise vormelini, et Eesti pealisülesanne on, et me oleme siin elanud 10 000 aastat ja kindlasti 5000 aastat oleme veel ja siis vaatame, mis edasi saab. Et see annab meile teatud mõttes väga suured eelised nende ees, kes 10 000 aastat siin elanud ei ole, aga kas me näeme seda, et nende 30 aasta jooksul kõigi erinevate valitsuste puhul on olnud ka mingisugune soov kuuluda mingisugusesse Põhjamaade gruppi või lõpeb see lihtsalt kas 4 aastaga või lõpeb 2 aastaga või me teame seda reeglit, et kui on 3 osapoolt koalitsioonis, siis lõpuni see kunagi ei vea ja see on ka fakt Eesti tingimustes. Kuidas sina näed, kas Eestil on selline suur ettevõtjatel, ühiskonnal, ka poliitikutel suur pealisülesanne, mida nad kannavad pidevalt edasi või on see hakitud pisikesteks juppideks, mis sõltub siis parajasti poliitilisest valikust? No kui päris aus vastus, et eks me ikka hakime ennast, sest igaüks on ju tähtis ja ükstaspuha, kas ma võtan isegi turismisektori, minu teada on meil ka turismisektoris, meil on väike riik, aga vähemalt 10 liitu, kes igaüks on lõpuks õnnelik, kui ta 2000 eurot saab toetust ja arvab, et sellega muudab maailma. Nüüd see on väga karmilt välja öeldud, aga mida ma arvan, et mida ma Põhjalas näen, ma näen sellist suuremat seotust nende prioriteetsete valdkondadega. Nad on väga hästi endale selgeks teinud nii Soome kui Rootsi, mis on need kõige tähtsamad. Me räägime kõigest. Me oleme, vabandage mind, aga vahest nagu pardikaka tiidi peal laiali. Et meil on kõik asjad, on nagu olulised, aga võiks väga selgelt teha need valikud, see on välja kommunikeeritud ja ma näen ka väga selgelt nende regulatsioonidega või erinevate uute valikute tegemisega, kuidas tehakse koostööd. Jah, me vahest siin ise sõimame seda rootsilikku diskuteeramist, et äkki see on liiga pikk, aga tegelikult selle asja sisu on väga selgelt, et millised on meie enda võimekused, millised on meie ressursid, kuidas see meid mõjutab, meie majandust mõjutab. Ja ma arvan, et Soome ja Rootsi mõlemad on teinud nagu edukriitiliste valdkondade väga selge raamistuse, et kuidas nendes valdkondades, millised on meie võimalused ja kuidas me teeme koostööd. Pikk vastus, aga võib-olla kui me ise seda plaani ei leia, võtame näited nendest samadest riikidest Põhjalas, kus on need plaanid ju väga selgelt olemas. Kas või Business Swedeni lehel on väga selgelt olemas need tööstusharud, need majandussektorid, mida tahetakse müüa, kuhu tahetakse lisainvesteeringuid ja mis kontekstis, mida on nendel pakkuda ja mis tuleb tagasi. Kopeerime, nagu maailma kõige edukamad. Kunagi ei pea esimene olema, võta ja kopeeri targast kohast. Just. Suur tänu. Aitäh.